No nii, täna on esmaspäev vist, kui ma ei eksi. Ja me oleme jõudnud oma reisilt tagasi. Ma pean ütlema, et see reis oli nagu väga äge. Telefon hakkab kukkuma. Väga äge. Ja terve see reis tekitas mulle, miks ma see asi ei tööta, kuidagi nii palju emotsioone, kui tohib niimoodi öelda. Et loomulikult nagu te kuulnud võib-olla olete juba Instagramisse mulle peale ära. Et meie reis ei olnud nagu puhas lust ja lillepidu, et meil juhtus, Margol juhtus väike õnnetus või väike, ütleme, kuidas sa võtad, on ju, et tegelikult õnnetus oli päris suur, aga arvestades, kui kuhu ma selle panen, et kui hullusti tegelikult oleks võinud minna, siis selles suhtes võib öelda, et läks tegelikult väga hästi. Sorry, see näeb nii rätselt välja, aga pohvi. Et appi, issand jumal, kas ma saaks veel rohkem ägiseda siin? Ma just lõpetasin blogimise. Mitte nagu ei lõpetanud blogimist, vaid lõpetasin blogipostituse kirjutamise. Mõtlesin, et ma proovin nagu videopildis ka sellest rääkida, et mis emotsioone siis see reis kuidagi tekitas. Naljakas on see, et ma olen nagu käinud väga palju reisimas, nagu te teate. Või jällegi perspektiivi küsimus, kindlasti on neid, kes käivad palju rohkem ka, aga kindlasti on ka neid, kes käivad vähem. Ja selle reisi jooksul ma tundsin nagu hästi tugevat tänutunnet. Kuidagi nagu hästi palju asju, mida ma siin reisil kogesin, nagu te teate, ma ei ole enne täis käinud. Siis see kogu aeg mingid asjad meenutasid mulle mingid muid reise. Et ala Bangkoki õhk meenutas mulle seda, kui ma kunagi, ma olin 19, 18, astusin esimest korda seal Kuala Lumpuris lennujaamast välja, siis üks troopiline, soe, niiske õhk. Siis kuidas me sõitsime rolleriga ja olid need pikad palmipuud, siis see meenutas mulle natuke nagu Sri Lankat. Siis need suured kõrged mäed ja see lopsakus rohelus meenutas mulle Dolomiite, kus me Märteni ja lastega käisime. Ja üldse nagu kõik need meenutused mu peas kokku tekitasid mulle nagu tõesti sellise tunde, et ma nii fucking tänulik nagu, et ma olen elus saanud kogeda nii palju asju. Ma ei tea, miks see mind nutma jääb, sest see on nagu positiivne, on ju. Ja eriti, ilmselt olete märganud, et kui olen reisil, siis ma nagu ei ole väga hea sotsiaalmeedias oli ja siis ma nagu kuidagi lülitan ennast päris palju välja. Aga nii palju, kui ma teiega suhtlesin sotsiaalmeedias, siis ma nagu tunnen, et inimesed ka nagu elavad mulle kaasa kõiges ja kuna mul oli sünnipäev, siis nii paljud soovisid mul õnne ja ma tõesti vabandan kõigi ees, kellele ma ei jõudnud vastata, sest mu postkast oli full umbes ja meil oli täiesti erinev aeg ja lihtsalt ma nagu, ma ei tea, ja siis ma tulin koju ja siis ma mõtlen täiesti perses, mis elu mul nagu siin on või mis elu ma olen loonud. Et mul on nii palju lapsi, mis on tore ja nii palju loomi ja mul on nii ilus kodu ja mul on nii hea abikaasa, mul on nii head sõbrad. Ja ma tunnen, et see ei ole nagu kuidagi aus või ma ei oska seda praegu sõnadesse panna, et miks on niimoodi, et mul on nagu kõik tuleb kogu aeg või et nagu nii palju on selliseid ägedaid, oh my god, yes, nii äge kogemus, nii ägedad inimesed, nii ägedad võimalused, nii ägedad projektid. Et miks siuksed asjad kogu aeg tulevad minuni, kui ma ei ole nagu mitte midagi teinud selle jaoks. Ma ei tea, mis emotional breakdown mul on praegu, I'm so sorry. Lihtsalt nagu mul tekib nii suur tänutunne ja siis ma mõtlen nagu, et mis maailmas üldiselt toimub, kõik on nii perses, inimestel on nii raske ja nii halvasti. Ja siis
tunnen, et nagu ma tahan nautida kõike seda, mis mu ümber on. Aga ma tahaks nagu, issand, ma tahan jälle kõlada nagu mingi Neitsi Maarja, ma tahaks nagu, et kõigil oleks, kõik saaks kogeda selliseid asju, et kõigil oleks hästi ja kellelgi ei oleks mingisuguseid lollakaid muresid. Ma tean, et see on nagu elu osa, ma tean, et elud ongi erinevad ja elud ongi tõusud ja mõõnad. Kui me toome selle sama Margo õnnetuse näite, siis nagu ma ütlesin, see on väga-väga õnnelik õnnetus. Loomulikult tal on nagu rasked vigastused ja see ei ole nagu mingi kriipisin lihtsalt põlve ära. Aga tegelikult oleks võinud nagu palju hullemini minna. Tegelikult on see nagu väga õnnelik õnnetus. Ja siis ma mõtlen, oh my god, aga samal ajal on nii palju inimesi, kellel on nii palju hullemad õnnetused ja ma ei tea, ma ei saa aru, mis mul praegu toimub. Ma ei tea isegi, miks ma praegu rändin seda juttu teile. Kuidagi tundsin, et ma pean endast selle välja saama. Aga võib-olla mida ma tahtsin öelda, ma eeldan, et need, kes seda YouTube'i vaatavad, siis need ongi nii-öelda nagu minu inimesed. Või see Instagram on nagu siuke, et jah, loomulikult Instagramis mul on päris palju jälgijaid, on ju. Aga ma arvan, et Instagramis nagu vaatavad ka need, satuvad vaatama ka need inimesed, kellel on tegelikult hoopis epuhhu, mida ma teen. Ja kindlasti vaatavad ka need inimesed, kellele ma tegelikult üldse ei meeldi. Aga ma arvan, et YouTube'i, kuna need videod on ikkagi üsna pikad, siis ma tahaks eeldada, et neid ei viitsi nagu keegi lihtsalt sellepärast vaadata, mis see loll jälle korraldab. Samas ma ei tea. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma pöördun siin teie poole, et teid tänada hoopis. Sest et see on, ma olen kindel, et ma olen rääkinud seda juttu enne ka, aga see tegelikult, te ei kujuta ette, mis nagu ulme see on, kui kellegil on selline kommuun, nagu mul on tekkinud kuidagi. Sest et iga mu mure on nagu mingi 70 000 inimesega jagatud mure, mis tõttu see on nagu automaatselt 10 000 korda väiksem. Iga mu rõõm on nii palju suurem, sellepärast, et inimesed elavad mulle kaasa ja toetavad mind. Ja ma ei tea, mis selle jutu point isegi on. Ma nagu tahan väga-väga tänada teid tõsiselt. Sest et seda on nii lamp mõelda. Ja ma olen tegelikult nagu täiesti suvaline inimene. Ma ei tee midagi erilist, ma ei ole mingi suure andega, et ma võiksin rabada maailma kuidagi oma oskustega. Ma ei ole ka erakordselt nagu hea inimene per se, et ma nüüd vaadake ja jälgige mind ja ma õpetan teid, kuidas elada. Not, on ju. Ma ei ole väga paljudes asjades hea või need asjad ei tule mulle loomulikult. Et ma nagu, ma ei tea, mis mul toimub. What in the mental breakdown is happening? Ühesõnaga, reis oli tore. Reisil olla oli tore. Kodus olla on ka väga tore. Ja võib-olla ma tahangi öelda peale selle suure aitähi, et ma ei ole usklik, ma ei usu Jeesusesse, Jeerumisse per se, aga ma usun väga sellesse, et nagu mingi positiivne mõtlemine ja good vibes on ju. Ja ma arvan, et väga suur osa minu ilusast elust on thanks to you ja tänu teie positiivsele kaaselamisele ja nõuandmistele ja aitamisele. Nii et ma loodan, et kui mina soovin teile täpselt sama, nagu ma ei tea, kuidas ma seda teha saan, mõtlen lihtsalt, et teil võiks kõigil hästi minna ja hoian teile pöialt, et te saaksite ka elus tunda neid hästi-hästi toredaid hetki ja siukest nagu tänutunnet. Ja ma arvan, et tegelikult kui me mõtleme praegu oma elu üle, siis ma arvan, et eks meil kõigil ole mingisuguseid probleeme, aga ma nägin huvitavat videot, kus keegi ütles,
kui sa mõtled oma kõige suurema probleemi peale ja sa paneksid selle paberi peale kirja ja siis su ees on nagu suur kauss, kus on kõik maailma inimesed on teinud sama asja, nad on pannud oma kõige suurema mure paberile ja sinna kaussi. Kas sa oleksid valmis enda selle mure sinna sisse panema ja valima endale huupi kellegi teise oma? Niimoodi, et sa ei tea, mis on, aga sina enda omast saad lahti ja sa saad kellegi teise oma. Siis ma mõtlen, et mina ei julgeks seda teha. Ja ma arvan, et võib-olla väga paljud teist ei julgeks seda teha. Et meie elus on, kõikide elus on kindlasti väga palju asju, mille üle tänulik olla ja ma ei ütle, et ei ole neid raskeid asju, aga tegelikult kõik asjad on perspektiivi küsimus. Näiteks suvaline näide, kui sul on lapsed, lastega võib olla väga keeruline ja nendega võib kaasneda väga palju muresid ja probleeme. Ja samas mõtle, kui palju on inimesi, kelle elu unistus oleks saada laps ja see on neile väga raske. Või kui, ma ei tea, kui sa mõtled, et tahaks, ma ei tea, remonti teha, aga see on kõik nii kallis, siis kui palju on inimesi, kes tahaksid endale üldse kodu, kus hakata remonti tegema, see on ka tänapäeval mingi täiesti ulme, nagu kodu osta on tegelikult selliseks kuradi õudusunenäoks tehtud, nii kallis kõik. Et või kas või see, kui sul on tervis, et sa saad kõndida, joosta, mitte ma joosta tahaks, aga võib-olla mõni teist tahab. Ja elu elada või kui teil on vähemalt üks lähedane sõber, kellele te saate alati helistada, kirjutada ja kes teid ära kuulab. Need on kõik siuksed asjad, mida kõikidel inimestel kahjuks ei ole. Ja see on tegelikult kurb, aga kuhu ma tahan jõuda on see, et ja ma loodan, et teil läheb kõik hästi ja ma loodan, et te tunnete, et te olete loved by me, nagu mina tunnen ja nüüd ma lõpetan selle ulumise ära ja ma pakin oma kohvrid lahti. Nii cringe. Aga ühesõnaga, kuna me peame nagu nii blogi kokku panema, siis ma ei tea, kas ma panen sinna siia algusesse või lõppu väike sweet treat, kuidas mul on emotional breakdown. Aga ühesõnaga, be cool ja bye. Nagu reaalselt, mis mul viga on? Mul just tuli kuller. Nagu, kuidas saab olla? Mul on nii toredad koostööpartnerid. See on sünnipäevaks Lilli. Täiesti õige. Ja meile ei näidanud, näete. Siin on veel Lilli. Tookise. Reaalselt mul on siuke tunne, et mis mul viga on? Miks kõik mind nii nutma ajab? Täiesti, kas ma pean rasedustesti tegema või? Nii midissid ei ole valusad. Mari maitseb munamaitselisi krõpse. Näita pakki. No? Muna halb. Natukene nagu juustukrõpsul. Juustukrõpsu maitsega. Okei. Siuke munamaitse on ka. See on natukene terav ka. On või? Maitse seda? Piis, mate. Piis? Gangsta tüüp sinna. Mul on vaja hingata. Siin on gangsta tüüps, nii ja ma arvan, et hakkab ka olema gangsta. Oota, ma panen ennast nagu issi. Vaata, nüüd ma olen nagu issi. Mis assi? Nii. Anna maitsen. Päris hea. Siis nüüd proovime neid sütsikrüpse. No, proovi. Ja anna mulle ka nüüd proovida. Ma koitsen sinu sütsikrüpse lõhnab nagu mingi vaniljajäätis. Maitse ka. Ma kaitsen sind oma väike beebi. Minu väike beebi. Beebi. Kuidas on? Mulle ei maitse need. Mulle ka. See maitseb nagu mingi karamell.
oota nüüd . mis on sööd munakrõpsu peale või ? ja mu üllatused koostööpartnerit ei ole lõppenud . lillekesed Trade House'ilt . palju õnne sünnipäevaks , soovime sulle kogu Trade House'i tiimi poolt imelist uut eluaastat . issand , kui armas . vaadake , kui ilus pakend , oled armas . appi , kui cute , issand , miks see nii raske ? mis siin sees on ? appi . ossa jeerum , vaata siia sisse . see on Barbi või ? see on bubblegum toothpaste , issand . ah , puderpaste . ja minu sirgendaja . noh , muidugi see ei ole see , mis ära kadus , aga see on täpselt samasugune . kraadiklaas . see ei ole kraadiklaas . no välja nagu kraadiklaas . hambahari . ei , see on red light hairbrush . võime teha lahti või ? äge . ei tea lahti või ? ära praegu veel lahti . ja teine sirgendaja veel . appi . et sul enam mõlemad nagu ei kadu ära . jah , appi . vaadake , kui ilus pakend . Vau . vaata , mis see oli , mis tuli . jah . issand , kui äge . no tõesti suur aitäh . tere , tüdrukud! ma tahtsin teile lihtsalt head vabariigi aastapäeva soovida, muud midagi. Vot. oled õnnelik või? jaa. okei. And I had one in a headlock, and I was like, oh my god. I didn't get right. nüüd ma tean, kus kõik meie view'd tulevad YouTube'i. tere! Märten paneb kogu aeg meie, mida sa teed? Paneb kogu aeg meie vlogi telekas mängima. Ja nii see ongi. Anja. Ja täna meil oli loomade vägi peale kanalde. Ja kuhu me lähme täna? Prismasse! Ja rääkides Prismast, siis Prisma saatis mulle ka eile sünnipäevakingituse. Näete, proof. Ja loomulikult mu lemmikasju. Champagne ja kummikummid. Hit it, girl. Marta valis meile täna riided. Marta, miks sa meile siuksed riided valisid? Sest see on mu lemmikvärv. Mis ta ütles, et ma olen matchi kolmekesi? Ja näita mind ka. Nii, et me oleme matchi. Jah, mul ei ole sokke ainult. Tulete meelde, ma pean Prismas sokke ostma. Jupp! Esimest korda Prismasse tulles on mul ID-kaart kaasas ja ma tahan nüüd kasutada iseteeninduskassat, sest et ma pean hakkama Prisma kontot kasutama, sest et ma küsisin kuu alguses inimeste käest, et palju neil Prisma kontol raha on ja ma pean ütlema, et väga paljud kirjutasid, et nad koguvad terve aasta ja siis jõulude ajal neil on mingi 2, 3, 4 sotti seal ja saavad jõululaua või kingituse. Päris hea. Ja ma olen terve aeg lihtsalt pisanud seda raha maha põhimõtteliselt, nii et vaata, aga ma ei oska seda. Nii. Nõustu. Kas ma ei ole seda enne teinud, siis ta... Näe, hihi. Okei. We're doing it. No. Olen vaata seda. Sülke lamp ainult 10,75. Kas
meil on vaja seda või? Ja vaata nüüd seda. 9,90. Siuke tekk. Kas meil seda on vaja? Siis tal ei ole paketit. Piiksuta läbi siis kohe. Jaa. Juba unustasin. Oota, kas meil peaks ta juba kotti ka toppima? Kuna Prismas müüakse kõike ja me oleme ikka veel lumelaua otsingul, siis mul on suured panused praegu selle peale, et ma leian selle siit. Siis siin igasuguseid talveasju on küll, aga äkki on sellist lumelauda ka, nagu meil vaja on. Nii, siin on peaaegu selline, aga huvitav, kas see on mõeldud nii, et ma lihtsalt seisan peal või? Niimoodi. Kuule vist küll jah, selle ma äkki võtangi. Aga ma võtangi sellise. Ja mis ta üldse maksab? 50 € maksab see. See maksab 50 ja siis on mingi liulaud ka. Tegelikult Marta tahtiski sellist, et ta saaks põlvili peal olla. Aga kus see on, seda ma ei näe. Okei, see oli väga vajalik. Ei aitäh, mina ei soovi. Siis ma ostan selle ainult iseendale. Kus tehtud? Mul on juba enda keisust tehtud, et ole vaja. Ma olen TikTokis näinud, et külviaeg algas ja lilli külvatakse ette. Ja võt neid lilli, mina tahan küll meile aeda. Ja siuksed ka. See on sama lill või? Aga kuidas ette külvamine käib, keegi teab? Nii. Järgmised asjad. Üleval. Märten kodus just kurtis, et meil ei ole Eesti lippu ikka veel ja siis ma ütlesin, Prismas raudselt on. Ja siin ta on, majalipp. Mul on siuke tunne, nagu me oleks 100 aastat Prismas käinud, siis siin ostetakse lippu, mulda, sokke, pusa, kõike ja me ei ole veel isegi kuhugi jõudnud, nii et ma ütlen ausalt, Prisma on maailma parim pood. Tead, mida mina tahan siit leida või? Ma tahan proovida ise kodus papaiasalatit teha, nii et mul on vaja palmisuhkurt, mul on vaja kalakastet ja kuna siin ei ole kindlasti kahjuks rohelist papaiat, siis ma proovin seda nuikapsaga teha. Kas ma teen midagi? Oota, Lende tahab öelda. Kes vaatab seda video, peab like ja subscribe ima. Ma ei saa aru, kas ma olen vaimuhaige, aga see tundub üsna roheline papaia olevat. Jaa. Ta nimetus ei olnud roheline papaia, ta on lihtsalt papaia, aga isegi kui ta on toores papaia, ma saan ikka proovida. Jaa, sest ta on, jah, vot. Näe, ja paned siia peale ja siia on kirjutatud salatipaar. Nii, see kolmas. Anna siia. No super, olemas. Siis ma piiksutan täna sul. Mitu sa tahad võtta? Kui palju sa tahad? Ühe ainult või? Äkki teised tahavad ka? Siis võtame... Võta siis 2 näiteks või? Marile ka jah. Siis 3. Siis võta 3 jah. Palun. Kas te saate aru? Tai tuli koju kätte. Malju hakkas tegema nüüd seda papaiasalatit. Ma proovin. Aga see lõhnab küll väga õigesti. See lõhnab õigesti. Nüüd vaatame, mis imeloom see on, mis ma Prismas sain. Kas see tõesti on roheline papaia või? Kus on kõik meie kausid? Saad sa aru, me käisime reisil, tuleme tagasi. Kõik kausid on kadunud. Meil ei ole... Never mind! Leidsin kaussi. Porgandi siia. Ma pean ütlema, et sa näed selles valguses vapustavalt kena enda ausalt. Tead miks või? No. Sest ma olen viimased 2 nädalat nii ratchet kogu aeg olnud. Ja nüüd ma meikinud ennast. Jah, sa oled kogu aeg ilus välja näinud. Aga aitab sest kiitusest. Jätka, naine. Jätka. Kus on naise koht? Ma ütlen ausalt, ma viimati vist olin 15 aastat tagasi lumelaua peal, võib-olla isegi rohkem. Rulaga äkki sõitsin viimati 5-6 aastat tagasi korraks, aga see on alati väga lõbus tegevus olnud, nii et vaatame iseasi, kuidas see praegu välja tuleb üldse. Ahah. Ma ütlen ausalt, mulle meeldiks, et mu jalad oleksid siin kinni, aga
katsetame siis seda värki. Okei, ma ütlen, lõbus oli alla sõita küll, aga see üles ronimine on jube kuradi tüütu. Aga paar laskumist olen nüüd teinud suht muretult, nii et vaatame. Okei, ma pean ütlema, see nii lõbus ei ole, kui sa oled täiskasvanud inimene ja näoga lumme kukud, siis on natuke valus. Aga lõbus on sellegi poolest. See, kuidas me siis tänast vlogi alustasime, see oli eile hommikul või? Jah, eile hommikul. Siis mul on siuke tunne, et see pidev mingi nutmise tunne oli mingi universumi märk mulle sellest, milline päev mul tulema hakkab. Ja ma Instas natukene põgusalt rääkisin sellest, aga ma mõtlesin, ma räägin teile siin vlogis ka. Nimelt, ma ütlen ausalt, ma pole nagu väga pikalt tundnud ennast nii ebaadekvaatse emana. Ja seda ei teinud paremaks see, et Mari tuli mind lohutama. Mari oli nagu, ei, sa oled jumal normaalne, lihtsalt lapsed on haiged peast. Jep. Ühesõnaga, point on selles, et võtsin lende telefoni ja ma olen enne ka nagu teinud seda, et ma olen lende öelnud, et anna oma telefon. Aga viimane kord, see oli mingi veits enne reisi, midagi ta seal tegi ja niimoodi, et ma astun nagu tuppa sisse, et paneb kohe nagu telefoni ära. Kahtlane on ju. Siis ma ütlesin, anna oma telefon, näita, mida sa teed seal. Ja ma nägin, et ta kustutab midagi ära. Ja ma olin mingi, mida sa kustutasid? Ei, midagi on ju. Ma ei oska ka seal kuradi nendes äppides või asjades, mis on see, ei tea, kus ta oli tol hetkel Robloxis või kuskil. Ma ei oska seal niimoodi ringi ka vaadata, on ju. Siis ta oli mingi, ei, ma lihtsalt lambist kustutasin. Ma ei tea, lende on jah natuke imelik, on ju. Ühesõnaga, ma olen üritanud nagu seda joont hoida, et ma ei taha oma lapsi nagu tanki panna, aga kahjuks ma ikkagi nüüd seekord panen sellepärast, et juba mu eilsete storyde peale Instas päris paljud kirjutasid mulle, nende selle jutu peale läksid ka niimoodi ootamatult oma lapse telefoni vaatama ja leidsid sealt mingi igast fucking paska nagu. Ühesõnaga, lendel oli WhatsAppis mingi boyfriend väidetavalt. Mingi boyfriend, 11-aastane poiss on ja. Ja ma ei tea, see tundus mulle kõik nii kahtlane kuidagi, mis kuradi 11-aastane poiss, see oli juhtunud siis, kui me olime reisil, vaata. Ja mul tekkis nagu hirm, et see on tegelikult mingi pervo või mingi vana mees või whatever on ja. Ja vaatan siis neid tekste ja no, tundus nagu kahtlane ja siis vaatan äkitselt hunnik pornot. Need on nagu gifid on ja full mingi kuradi äsnuss ja mingi suhuvõtmised ja ma ei tea, mis asjad. Ja lende on need saatnud. Hakkan nagu täpsemalt vaatama ja siis vaatan, et lende on nagu edastanud need nagu forwardinud ja küsinud selle poisi käest, mis see tähendab või mis need on, et kas sa mõtled neid, midagi sellist on ju. Ja ma hakkan vaatama, kus ta need siis edastab. Ja siis vaatan, et tal on WhatsAppis veel mingi grupp. See oli nagu, praegu ei ole ees, mul telefon siin on ja tegin screenid, nagu mingi we love fucking, aga see oli kirjutatud nagu hästi mingi nullide ja mingite asjadega, no ma eeldan, et see tähendas seda. Mingi siuke chat. Ja siis vaatan, et see lende boyfriend on selle grupi admin. Teiseks adminiks on tehtud lende. Ja mis tal sinna kirjutatud on? I love love and sex või midagi sellist. Ma olin nagu, mis asja? Läksin küsisin Mari käest, et kas see tekst, mis siin on, et kas nagu tema saab seda ainult muuta või saab keegi teine ka muuta? Mari ütleb, et ei, et ainult lende saab seda muuta. Küsin lende käest, mis asi see siin on? Miks sa kirjutad siukest asja siia? Siis ta oli mingi, et aga teistel on ka seal grupis mingid siuksed, et ma tahtsin ka lihtsalt panna nagu teistel on. Siis hakkab vaatama mingisugused
16-aastased kutid Rootsist kirjutavad, hey, send me a picture. No ma ei imesta, et mingi kuradi pervot, no tähendab, ta ütles, et on 16, ma ei tea, pärast oli 66 on ju. Ma ei imesta, et mingi pervot kaela lendavad, kui mingit siukest juttu ajab 9-aastane laps internetis. Ma reaalselt tundsin ennast nagu kõige läbi fucking kukkunum inimene üldse. Mis juttu mu laps kuskil internetis ajab, aga point on see, et ta ei saa täpselt aru. Ta ütleb küll, et ta nagu teab, et ei tohi, aga umbes, et see oli nali ja et kõik teised ka, on ju. Ühesõnaga, seal grupis, see we love fucking või whatever, on ju. Seal, ma ei tea ju, kes need teised inimesed on, seal on kõigi mingi X kasutaja nimed, aga seal on vahepeal nagu, seal on eestlased, sest et vahepeal nad arutavad, seal mul läks telefon katki ja siis üks saadab pildi nagu telefonist, kus on katkine ekraan, see on full täiskasvanud mehe käsi. Nagu, ja siis samal ajal on lende, kes saadab sinna videosid, vaadake, mul on Meri sigavoodi peal umbes on ja nagu miks mingi täiskasvanud mehed lasevad lastel seal grupis, ühesõnaga, ma tean, et see on minu enda päed, et ma seda kuidagi enne ei kontrollinud, aga kui see boyfriend jutt hakkas tekkima, siis ma kohe kirjutasin Kardole, et kuule, võta ta telefoni ja vaata, aga ma arvan, et lende tegi talle samamoodi nagu mulle eelmine kord, sest et kui ma nüüd seda chati lugesin, siis seal oli umbes siuke lause, et ma õnneks kustutasin need pildid ära enne, kui mu isa nägi või midagi sellist. Ühesõnaga, lende teab väga hästi, et ta teeb midagi, mida ta ei tohiks teha ja kuradi susserdab sellega, on ju. Ühesõnaga, kui ta oli need gifid või asjad edastanud sellele poisile, see poiss saatis mingi siukse voice'i talle vastu, et mida ta ütles, et see ajab mind nii excited ja ma võtan tillipüksist välja, hakkan seda katsuma. Ütleme midagi sellist jah, et hakkab, ma nii excited, okei, ma kuulen häälest, et see on väike poiss, mis tilli näppimisest me räägime, 11-aastane poiss, okei, ma ei tea, kas see on hea öelda, aga mul on vähemalt hea meel, et see oli päriselt 11-aastane poiss, mitte mingi 61-aastane mees kuskilt, on ju. Ja ühesõnaga, siis me jõudsimegi sinna, ma tundsin ennast nagu mingi kuradi täielik taun, et ma olen lasknud, ma tean, et seda ei tohi vist öelda, I'm so sorry, don't cancel me, et ma ei ole nagu enne seal spetsiifilisemalt ringi vaadanud. Ühesõnaga, ma olin lihtsalt nagu what the actual fuck. Ja siis vaatan lende kustutatud pilte, nagu telefonist kustutatud pilte. Ja siis vaatan, et keegi on talle kirjutanud, homme saad koolis räigelt peksa, nagu nii või midagi sellist. Ja lende olid ära blokkinud ja sellest oli screenshot siis tehtud. Ma olin mingi okei, what on ju, aga ma näen ju sealt seda numbrit, sest see on WhatsApp. Ma helistasin sinna numbrile, mingi väike tüdruk võtab vastu, siis papp kohe toru ära, kui ma ütlesin nagu hallo, et kellega ma räägin. Ja siis ma hakkasin sõnumit saatma, siis vaatan, oota, see tüdruk on mulle sõnumi saatnud ja ta saatis mulle umbes, et te teaksite, lendel on 11-aastane boyfriend. Ma arvasin, et keegi teeb nalja, see tuli mingi paar päeva tagasi. Ma tõesti arvasin, et keegi teeb mulle mingi tünga või ma ei tea, mul on teil numbri vaata suht avalik, nii et kogu aeg mingid väiksed lapsed kirjutavad, mul on mingi suvalist sitta, on ju. Ühesõnaga, siis ma kirjutan talle, et mis põhjusel sa lendega niimoodi räägid. Ta vastab mulle, et see on tema enda hüvanguks, ta umbes mingi, talle kulub see marjaks ära või midagi. Ma olin mingi haige peast või mis toimub lihtsalt. Siis ma ütlesin, et tead, ma ütlen sulle, et ma edastan selle kirjavahetuse ja selle foto edastan teie klassijuhatajale, sest ta on lende klassiõde. Tähendab, lende käib nagu teises klassis, on ju, aga tal on nagu teises klassis oma, et lende käib väikeklassis, nii et neil on ainult mingi paar ühistundi koos, kehaline ja muusika või midagi sellist. Et nad on nagu klassikaaslased. Ja see tšikk vastab mulle, nii, so. Ma olin mingi, ma eeldan, et siis kas ta annab mulle su ema kontakti või räägib ise su emaga, siis ta mingi, okei, so, mida mu ema teeb? 9-aastane tüdruk. Okei, aga ega ma ei saa pahaks ka panna. Minu 9-aastane kirjutab internetis, et she loves love and sex, nii et tead. What the actual fuck? What the actual fuck is happening? See nagu mulle ei mahu pähe lihtsalt. Nii et minu soovitus, ärge olge nagu mina, kontrollige väga tihedalt, mida teie lapsed internetis teevad, kellega räägivad, kus räägivad. Ma tunnen ennast nagu mingi pensionär on, aga ma ütlen ausalt, et
mu enda süü, et ma olen talle lasknud tõmmata mingisugused äpid, kus ta mina arvasin, et see WhatsApp on üldse nagu mingi, ma olen kasutanud seda välismaal, kui mingi, ma ei tea, mõnikord hotellid ütlevad, kirjutage WhatsAppi, on ju. Ma ei teadnud, et seal üldse mingi grupid või asjad on. My bad, I'm a horrible person. Lendel telefonis on nüüd 0 äpp, tähendab, tal on üks mingi joonistamisäpp seal, kus ta saab mängida. Ja ma saan ta location'it näha, ta saab sõnumeid saata ja helistada. Kõik. Ei mingit YouTube'i, ei mingit äppe, nothing. Ja ma ütlesin Lendele ka, et see ei ole nagu, ma ei olnud pahane Lende peale per se, nagu selles suhtes ma ei olnud vihane ta peale, aga ma seletasin talle väga pikalt uuesti. Ma olen seda enne teinud. Ma seletasin talle, mis inimesed on internetis, mis seal kõik toimub, bla. Aga no, ju siis olin vähe teinud. Ja parim oli see, et ma leidsin ka siis selle 11-aastase Pihkuri isa kontakti. Kirjutasin talle, et kuulge, et vaata, mis pilte see tüüp jagab, sest et see tüüp oli ise jaganud neid seal I love fucking grupis ja Lende edastas need nagu nende omavahelisse chati, nii et see on tegelikult nagu selle kuti saadetud sinna. Et nagu mis pilte ta saadab ja mis juttu ta ajab, on ju. Ja ma eile, kuna ma ei teadnud selle venna kontakti ja ma ei teadnud, kas see laps on üldse laps, on ju. Ja mul oli see number ja mul oli tema location, siis ma panin need korraks Instasse story'sse, kas keegi teab, kes see inimene on või kas on päriselt laps ja kui see on laps, kas keegi teab ta isa kontakti. Ja mingi tund aega hiljem keegi saatis mulle, näed, ta isa on see ja ma võtsin need story'd maha, sest ma sain isa kontakti kätte, et don't need it no more. Ja kirjutasin kohe selle isale eile õhtul. Ja täna hommikul ta mulle umbes kirjutanud, et mina vaatasin need vestlused üle ja seal ei ole midagi imelikku, no obviously ma eeldan, et see voice on need ära võtnud, aga mu stories oli see voice oli olemas, kuidas see kutt on hakkab pihku tagama, midagi sellist on ju. Et mu stories oli see voice olemas, et see oli ju, kui ta teab oma lapse häält, siis ta teab, et see on tema laps. Ja ta oli mingi, ei, seal ei olnud mitte midagi üldse, teie olete see haige inimene, võtke koheselt mu lapse mingi kontaktinfo kuskilt netist maha. Ja siis ma olin mingi, aga seal vestluses oli mingi haige, ütles ta mingi, see on ainult jutt, näidake tõestust. Siis ma olin mingi, kus su lapse info üldse üleval on? See on ainult jutt, näita tõestust. Siis ta saadab mulle nagu screen recordingud, literaali jällegi sellest, kuidas ta enda poeg lubab pihku hakata taguma 19-aastasel tüdrukule räägib. Aga ma olin need story'd ammu ju maha võtnud ja saad seal mind täis nii kettasse see suhtumine. Ma ei eeldagi, et see isa peab nüüd, ma ei tea, mida tegema. Aga no vähemalt võiks öelda, et aitäh teile tähelepanu juhtimast midagi. Mitte hakata paukuma muga. No ma ütlen, ega ma ise ka nagu kõige paremini ei käitunud selle peale, siis ma ütlesin talle, et ma kurat arvestades teie suhtumist, ma imest, et poeks ikka mõttetu Pihkur on. Ühesõnaga, have kids, they said, it will be fun. Ja no ühesõnaga, nagu te aru saate, siis mu eelne päev ei olnud nagu amazing. Lisaks kõigele sellele, Märtenil oli veel eile täiesti omaette ooper, mis on, ma arvan, 20 korda hullem kui see amploa, mis minul siin toimus. Ja see on tema enda asi rääkida, seda ei hakka mina siin rääkima. Aga ühesõnaga, we did not have a great day. Yay! Aga täna on olnud tunduvalt parem päev, nagu te juba nägite, siis käisime Prismas ja tegin papaia salatit ja nüüd söön seda voodis. Ja nii on.